Mis tegelikult juhtus eelmisel reedel Giladi talus? Suurem osa kajastusest keskendus tagajärgedele, kuid kogu lugu paljastab koordineeritud terrorismilaine, mis algas ammu enne seda, kui see pealkirjadesse jõudis. Täna viime asjad selgusele selles, mis tegelikult juhtus, miks see oluline on ja mida see meile räägib kasvavast julgeolekuohust Juudamaal ja Samaarias. Tere tulemast tagasi saatesse Judea Katan siin JNS TV-s. Sõbrad, tundub, et me oleme Juudamaal ja Samaarias uue terrorismilaine keskel. Möödunud reedel lubati avalikustada, et 32-aastane Ben Binjahu Melt Jumal maksaks tema vere eest kätte Havat Giladi elanik. Kogukonna kiirreageerimismeeskonna liige, samuti Iisraeli kaitseväe reservväelane mõrvati surmavas tulistamisrünnakus. Lisaks sai piirkonnas juute kaitstes surma Iisraeli kaitseväe ohvitser leitnant Yuval Ezra. Jumal maksaks tema vere eest kätte. Kõik algas sellest, kui Ben Binjahu läks appi matkajate grupile, keda piirkonnas ründasid Araabia terroristid. Päästetööde käigus tulistati teda ja ta hukkus sündmuskohal. Ben Binjahust jäid maha tema abikaasa Ester ja 2 tütart, 12 ja 13-aastane. Iisraeli kaitseväe teatel õnnestus terroristidel Ben Binjahu relv ära varastada, kui ta nendega silmitsi seisis ning nad tapsid ta koha peal. Sõdurid reageerisid ja kõrvaldasid terroristi. See oli kohutav mõrvarlik terroriakt. Kahjuks pean ma selle saate jaoks oma märkmeid pidevalt muutma, sest sel nädalal toimus järjest rohkem rünnakuid. Avaldame kaastunnet peredele. Vaid päev varem, neljapäeval, Araabia terroristid ründasid vabatahtlikke, kes püüdsid kustutada nende poolt süüdatud tahtliku tulekahju. Juhtus järgmine. Terroristid Samaarias neljapäeval, mis oli Tisha B'Av, kui juudid paastuvad, leinates ajaloo jooksul juhtunud õnnetusi, sealhulgas meie 2 templi hävitamist Jeruusalemmas, süütasid tahtlikult tulekahju Terah Avrahami talus Elon Morehi lähedal Samaaria piirkonnas. Talu omanik Itamar Cohen 16 vabatahtlikega tormasid sündmuskohale, et proovida tuld kustutada. Kui nad kohale jõudsid, ründasid neid nugadega relvastatud araablased. Cohenid pusitati korduvalt. Üks kiire taibuga vabatahtlikest tappis 2 araabia terroristi, takistades veelgi suuremat veresauna. Cohen toimetati helikopteriga haiglasse raskes seisundis. Tema naine ütles, et ta oli teadvusel, aga tal olid kohutavad valud. Iisraeli julgeolekujõud piirasid ümber lähedal asuva Beit Furiki küla, mis on Palestiina omavalitsuse kontrolli all, ja viisid läbi operatsioone süüdlaste leidmiseks. Samaaria regionaalnõukogu juht Yossi Dagan külastas sündmuskohta, nimetades juhtunud tõsiseks terrorirünnakuks. Ta süüdistas Palestiina omavalitsust vägivalla õhutamises ja kutsus Iisraeli valitsust üles vastama, tsiteerin, raudse rusikaga. Selle rünnaku uurimine jätkub endiselt. Nii et veel kord, araablastes süütajad panid tulekahju. Nad teavad, et iisraelased saabuvad tuld kustutama. Ja siis alustasid nad pussitamisrünnakut. Me oleme seda varem näinud. Kui mitu korda korraldasid araablased 2000-ndate alguses topelt enesetapurünnakuid, teades, et kui esimene pomm plahvatab, saabuvad päästemeeskonnad ja püüavad elusid päästa. Kui nad kohale jõudsid, lasid araablased plahvatada veel 1 pommi. Eesmärk on tekitada võimalikult palju veresauna. See on sama haige strateegia siin. Kõigepealt tuli ja seejärel pussitamisrünnak. Täpselt samal päeval, eelmisel neljapäeval, IDF-i sõdur sai Põhja-Samaarias kergelt vigastada, kui terrorist üritas teda noaga rünnata. Mõni tund hiljem sai veel üks sõdur Gush Etzionis pussitamiskatse käigus kergelt vigastada. Ja siis on meil see, mis juhtus eelmisel šabatil. Suur tulekahju levis läbi selle sama kogukonna Giladi talu, Havat Gilad, hävitades 15 kodu, 10 ettevõtet ja üle 30 hoone. Kogukonna infrastruktuur sai kahjustada. 100 perekonda evakueeriti šabati keskel. Koha peal tegutses kokku 41 tuletõrje- ja päästemeeskonda, keda toetasid lisajõud, et tulekahju kustutada. Ja nad püüdsid olukorda täielikult kontrolli alla saada. Kohalikud ametnikud piirkonnas ütlesid juba algusest peale, et tulekahju polnud lihtsalt õnnetus, vaid tegemist oli süütamisrünnakuga. Teisisõnu, süütamisterrorism.
uurimismeeskond esitas esialgse järelduse, et tulekahju sai alguse ühest süütamispunktist, kui sõidukist visati teeservale sigaretikoni, mis süütas kuiva taimestiku. uurimine jätkub. Kuid 2 kahtlusalust vahistati. Ja kes olid need kahtlusalused? Palestiina omavalitsuse ametnikud. Ja mida veel oleme teada saanud? 2 kahtlusalust on Jomahi perekonnaliikmed, kes on tuntud terroristid ja elavad lähedal asuvas Kfar Kadumi külas. Nende 2 sugulane, Shadi Joma, kuulus terroristliku rakku, mis mõrvas umbes 19 aastat tagasi õnnistatud mälestusega Yehuda Soldani. Shadi oli rünnaku ajal ka Palestiina omavalitsuse politseinik ning teda hoidis Palestiina omavalitsus haldusarestis 19 aastat, enne kui ta hiljuti Iisraeli kaitseväe poolt arreteeriti. Nüüd me peaksime ootama täieliku uurimise lõppu, et selgitada välja, mis siin tulekahju osas juhtus. Aga ma julgen väita, et see oli tahtlik terrorirünnak süütamise teel. Eesmärk on selge. Põletada maha Iisraeli maa ja püüda mõrvata võimalikult palju juute. Selles olukorras nimetas Giladi talu administraator seda imeks, et ükski elanik viga ei saanud, kuigi üks tuletõrjuja sai tulekahju kustutades keskmise raskusega vigastada. Kogukonna juhid, sealhulgas Shomroni regionaalnõukogu juht Yossi Dagan, lubavad, et talu ehitatakse suuremaks ja paremaks kui kunagi varem ja tulekahjus kodust ilma jäänud inimesed saavad peagi koju tagasi minna. Senikaua käivitati ühisrahastuskampaania ja lühikese ajaga koguti miljoneid dollareid, et toetada kodust ilma jäänud peresid. Ja nagu Dagan hoiatas, pöörates oma sõnad neile, kes süütasid tule ja neile, kes püüdsid kahjustada Iisraeli riiki ja juudi rahvast, te ei murra meid kunagi. Ma ootan kiiret õigusemõistmist nende üle, kes selle rünnaku ja teised, mida ma just kirjeldasin, toime panid. Samal ajal, kui Iisrael peab tegutsema, et luua tõeline heidutus, et tulevikus selliseid süütamisrünnakuid ära hoida, eriti just neil kuumadel ja kuivadel suvekuudel. Sõbrad, ma ei teagi, mida öelda. Minu jaoks tundub see nagu terrorismilaine Juudamaal ja Samaarias. Ma palvetan, et meie juhid siin Iisraeli riigis tegutseksid kiiresti, enne kui keegi veel viga saab. Ma tean, et Iisraeli kaitseväe vaprad mehed ja naised on valmis selle ohuga tegelema. Tegelikult teatas Iisraeli kaitsevägi ulatuslikust terrorismivastasest operatsioonist Samaarias pärast rünnakut Havat Giladi lähedal, milles Palestiina terroristid tapsid 2 iisraellast ja haavasid veel 6 inimest. Iisraeli kaitsevägi tugevdas vägesid ja lükkas kogu piirkonnas sõdurite puhkused edasi, et probleemiga tegeleda. Siiani on arreteeritud 70 tagaotsitavat terrorikahtlusalust. Me palvetame Iisraeli kaitseväe vaprate meeste ja naiste ohutuse eest, kes viivad seda operatsiooni läbi ja kaitsevad meid siin Iisraelis ööpäev läbi. Liigume edasi. Kas sa teadsid, et Palestiina omavalitsusel on mõne eksperdi sõnul umbes 70 000 relvastatud inimesega armee? Minu hea sõbra Maurice Hershey, Jeruusalemma julgeoleku- ja välissuhete keskuse Palestiina omavalitsuse vastutuse ja reformi algatuse juhi sõnul, Palestiina omavalitsuse julgeolekujõud on kasvanud palju suuremaks, kui Oslo lepingutega lubati. Hirsch ütleb, et algselt lubati Palestiina omavalitsusel omada piiratud politseijõudu avaliku korra tagamiseks. Selle asemel on tema sõnul sellest kujunenud raskelt relvastatud sõjaline jõud, millel on 10 000 relvi, soomusmasinad ja isegi raskerelvastus. Et ohtu paremini mõista, märgib Hirsch, et 7. oktoobri veresauna ajal tungis Iisraeli umbes 6000 terroristi. Ta väidab, et relvastatud jõud Juudamaal ja Samaarias on täna umbes 10 korda suurem. Ta hoiatab ka, et Iisraeli kõige tihedamalt asustatud piirkonnad asuvad vaid 14–22 kilomeetri kaugusel Palestiina omavalitsuse kontrollitavalt territooriumilt, mis tähendab, et miljonid iisraellased oleksid laskeulatuses, kui need jõud peaksid kunagi Iisraeli riigi vastu pöörduma. Hershey raporti kohaselt Palestiina omavalitsuse julgeolekujõud on pärast teist intifadat ehk Oslo sõda kasvanud 400% ning nüüd on seal umbes 70 000 töötajat. See on hoolimata Oslo ajastu kokkulepetest, mis piirasid jõudude arvu umbes 30 000-le. Hershey järeldab, et Iisrael peaks lõpetama nende jõudude käsitlemise politseiteenistusena ning hakkama neid nägema võimaliku sõjalise ohuna, kutsudes üles nende demilitariseerimisele, rangemale järelevalvele ja välismaalt rahastatud sõjalise väljaõppe lõpetamisele. Herschel on täiesti õigus.
me ei saa seda reaalsust eirata. Ma olen väitnud, et Iisrael peab Oslo lepetest täielikult välja astuma. Vähemalt peaks Iisrael jõustama seda, mis juba olemas on. Lõppkokkuvõttes ei saa me jätkata selle armee ignoreerimist oma ukse ees. Edasi liikudes teatas sel nädalal Palestinian Media Watch, et iisraellaste seas 2 Iisraeli sõduri lintšimine araabia rahva hulga poolt Ramallas. 2000 aasta oktoobris on tõenäoliselt üks kõige meeldejäävamaid ja õõvastavamaid üksikjuhtumeid Palestiina omavalitsuse 5-aastases terrorikampaanias, mida tuntakse teise intifadana. Aastatel 2000 kuni 2005 kurikuulus foto palestiinlasest, kes näitab rahva hulgale aknast oma veriseid käsi, on kõigile iisraellastele tuntud. Palestiina omavalitsuses tähistavad ja austavad ametnikud Ramallah lintši mõrvareid ja teisi toimepanijaid endiselt isegi 26 aastat hiljem. Hiljuti vabastatute seas oli Zajad Hamouda, kes osales Iisraeli reservväelaste Vadim Nurhitsi ja Yossi Avrami lintšimises. Ta vabastati 2026 aasta jaanuaris Iisraeli ja Hamasi vaherahu ning pantvangide ja vangide vahetuslepingu raames. Tuletame meelde, et pärast seda, kui 2 Iisraeli kaitseväelast kogemata Ramallasse sisenesid, haaras rahva hulk nad kinni ja viis nad Palestiina omavalitsuse politseijaoskonda, kus neid piinati, tapeti ja nende surnukehi moonutati. Hamouda oli see, kes süütas Nurhitsi keha. Kui Hamouda vabastati, kiirustasid Palestiina omavalitsuse kõrged ametnikud teda tervitama ja kiitma. Nende seas oli Ramallah ringkonna kuberner Leila Ghanem, kes ütles, et tal on au teda tervitada ja kirjeldas vangistatud terroriste kui, tsiteerin, majakat, mis juhib meie rahvast. BMW on dokumenteerinud Palestiina omavalitsuse toetust ja uhkust kangelaslike terroristide ning 2 Iisraeli sõduri lintši mõrvarite tegude üle. Vaatame seda klipi. Ma olen praegu kangelase eluaegse vanglakaristusega kinnipeetava Hafiz Bijuti perekonna juures. Samuti olen praegu eluaegse vanglakaristusega kangelase Mohammad Nuara kodus. Jumal vabastagu Muhammedi. Ta on poiss nagu lill, kes teeb meid uhkeks. Ma olen uhke, et mul on vend nagu Muhammad. Me hoiame pea püsti tema pärast ja tunneme tema üle uhkust. Oleme nüüd jõudnud kangelase eluaegse vanglakaristusega kinnipeetava Javad Abu Kara koju. Soovime talle ja kõigile meie vangidele täielikku vabadust. On palju rohkem näiteid sellest, kuidas Palestiina omavalitsus kiidab ja austab terroriste, kelle käed on verised, kangelastena. Tegelikkus on see ongi see ühiskond, mis elab meie seas siin Juudamaal ja Samaarias. Mitte kaugel Gazas, vaid kohe meie kõrval. See on juhtkond, mis kiidab heaks terrorismi ja maksab terroristidele palka. See on rühm, kelle käsutuses on tuhanded ja tuhanded sõdurid, kes peaksid terrorismiga võitlema. Kuid nagu mainiti vaid mõned minutid tagasi, mis puudutab Giladi talu, nad ei võitle terrorismi vastu. Nad on ise terroristid ja see on midagi, millega Iisrael võib-olla peab tegelema, kui Iraani rindel olukord rahuneb. Neile, kes elavad Juudamaal ja Samaarias, olge ärkvel ja valvsad, sest see on meie tegelikkus siin. Edasi liikudes teatas Holland sel nädalal, et keelustab alates 22. septembrist läänekalda niinimetatud Iisraeli asundustest pärit impordi. Holland liitub Iirimaa, Belgia ja Hispaaniaga Euroopa Liidu riikide seas, kes on kehtestanud piiranguid kaubandusele asundustega, mida nad peavad okupeeritud territooriumiks. Kõik need riigid tunnustavad ka niinimetatud Palestiina riiki. Teadete kohaselt kehtib keeld ebaseaduslikest Iisraeli asundustest Palestiina aladel pärit kaupade impordile, ostmisele ja müügile nende ministeeriumi andmetel. Jällegi räägime keelust, mis puudutab ainult juudi tooteid ja ainult geograafia põhjal. Holland võtab vastu Amsterdamis, Pariisis või New Yorgis toodetud juudi tooteid, aga mitte Juudamaal valmistatud juudi tooteid. Otsus nimetab kogu piirkonda Palestiina aladeks, ignoreerides, et Iisraelil on sealal võim. Olgu see selge, see on kõik Iisraeli maa, kuid praegu kehtib keeld kõikides piirkondades, kaasa arvatud need, mis rahvusvaheliste kokkulepete kohaselt on täielikult Iisraeli kontrolli all. Otsust ei tehtud selleks, et aidata araablasi, kuna araablased, kes töötavad Iisraeli ettevõtetes Juudamaal ja Samaarias, on esimesed, kes kaotavad töö, kui see mõjutab ettevõtte kasumlikkust. Ei, otsus tehti selleks, et sihtida Iisraeli ja juute. Holland ei kehtesta ühegi teise riigi toodetele maailmas keeldu, isegi kui neil on maavaidlused.
nüüd teeme selle selgeks. millega Iisrael tegeleb, ei ole maavaidlus. see on kokkupõrge juudi kristlike väärtuste ja nende vahel, kes järgivad džihadistlikku surmakultust. aga see ei puutu asjasse. Holland näeb seda kui maavaidlust ja on valinud poole vale narratiivi põhjal. ja just sellepärast on EL peaaegu 2 aastakümmet ehitanud araablastele ebaseaduslikke maju C-alal. eesmärk on juudid välja ajada ja luua niinimetatud Palestiina riik. nagu me väga hästi teame, selline üksus oleks Iisraeli riigile eksistentsiaalne oht. aga seni, kuni sa ei osta kirsse Gush Etzionist või veini Shilost, sest just sellepärast meil polegi rahu, eks? ma ütlen häbi Hollandile ja kõigile teistele riikidele, kes diskrimineerivad ainsat juudi riiki. siin on veel üks lugu, mis tõstatab tõsiseid küsimusi Euroopa Liidu rolli kohta Juudamaal ja Samaarias. Iisraeli järelevalverühma Regavimis sõnul. Euroopa Liidu rahastatud ebaseaduslik Palestiina omavalitsuse puhkeala avastati hiljuti Iisraeli riigimaal C-alal. see asub Sanuri taasasutatud kogukonna lähedal Põhja-Samaarias. alal on suur sissepääsuvärav, juurdepääsutee, mänguväljak, pingid ja muud avalikud rajatised. Regavimis sõnul näitavad ametlikud sildid koha peal, et projekti rahastajaks on Euroopa Liit. Organisatsioon väidab, et see on osa laiemast strateegiast luua kohapeal uusi reaalsusi, laiendades ebaseaduslikku palestiinlaste ehitustegevust kogu C-alal. Regavim osutab ka sellele, mida ta nimetab silmakirjalikuks käitumiseks. Vaid mõned nädalad tagasi kehtestas EL sanktsioonid Regavimi enda suhtes, süüdistades organisatsiooni selles, et ta kasutab Iisraeli õigussüsteemi ebaseadusliku palestiinlaste ehituste vaidlustamiseks. Nüüd Regavim ütleb, et EL rahastab samal ajal ebaseaduslikku ehitamist Iisraeli riigimaale, karistades neid, kes selle avalikustavad. Rühm kutsub Iisraeli võime üles kompleksi lammutama ja jõustama Iisraeli seadusi C-alal. Ja see ongi tegelikult kõige olulisem, seaduse jõustamine, peatada EL-il seaduse rikkumine, rahastades ebaseaduslikke projekte eesmärgiga luua meie keskele terroristlik riik. Aga just see juhtubki lõpuks, kui EL ja teised saavad oma tahtmise. Siin on üks lugu, mis tekitab Jeruusalemmas tõsist julgeolekumuret. Iisraeli politsei arreteeris 17 Juudamaalt ja Samaariast pärit Palestiina omavalitsuse elanikku, kes viibisid Iisraelis ebaseaduslikult pärast seda, kui nad avastati elamas ühes koolis Jeruusalemma Beit Safafa linnaosas. Politsei andmetel oli grupp muutnud osa koolist eluruumideks, varustades selle voodite, madratsite, dušide ja isiklike asjadega. Avastus tehti pärast seda, kui murelikud lapsevanemad teavitasid võimekahtlasest tegevusest ajal, mil koolis toimus laste suvelaager. Kooli ametnikud usuvad, et mehed olid hoones varjunud kuni 10 päeva enne seda, kui nad avastati tavapärase turvapatrulli käigus. Kõik 17 kahtlusalust arreteeriti ja viidi ülekuulamisele. Politsei sõnul ei tolereerita ebaseaduslikku elamist ega loata sisenemist mitte mingil juhul, eriti hoonetes, mida kasutavad lapsed, ja nad lubavad jätkata seaduse jõustamist avaliku turvalisuse kaitsmiseks. Tänu Jumalale, et nad tabati ja keegi ei saanud viga. Ja lõpuks sel nädalal lõpetame mõne positiivse uudisega. Uus juudi kogukond juurdub Põhja-Samaarias. 12 pioneerpere on kolinud Ebalisse. Uus asula Ebali mäel, kohe Shechemist põhja pool. Nende seas on Noam ja Naima Azri, kes lahkusid Pidueeli kogukonnast, et aidata rajada kogukonda, millest nende lootuse järgi saab ühel päeval 600 perega linn. Hoolimata sellest, et nad elavad ajutistes haagismajades ilma voolava veeta, gaasi või asfalteeritud teedeta, ütlevad pered, et nad on pühendunud Iisraeli kohaloleku tugevdamisele strateegiliselt olulises piirkonnas. Kogukonnas on juba põllumajanduslik yeshiva 15 õpilasega. Ja elekter saadakse praegu päikeseenergiast. Noam ütleb, et see samm ei seisne ainult kodude ehitamises. Ta ütles, et juudi rahvas ootas ja palvetas selle nimel 2000 aastat. Ta märkis ka, et Ebali sünagoog on ainulaadselt joondatud nii, et see on suunatud nii Joosepi haua kui ka Jeruusalemma templimäe poole. Samaaria piirkondlik volikogu näeb Ebali kui üht mitmest uuest kogukonnast, mille eesmärk on tugevdada Iisraeli kontrolli Põhja-Samaaria üle. Noam Moserly says, see on tõestus, et lunastus on teel.
ja sellega lõpetame selle nädala Judicationi. Suur tänu produtsent Barbara Haminovile, insener R. Vogelanterile, Zach Sickermanile, Ryan Lifshitsil, Jama Juhataja Yuri Sferitskil ja videomonteerija Olga Senatovale. Kindlasti vaadake kõiki suurepäraseid saateid GNS-is Aaron Vogelanteri juhtimisel. Andke meile suur tänu, tellige ja loomulikult külastage gns.org, et saada kogu värskeimat uudist Iisraelist ja Lähis-Idast ja kogu juudi maailmast. Kohtume teiega järgmisel nädalal siin saates Judication ainult GNS TV-s.